Järgmise aasta kõige keerulisem aeg langeb just esimestele kuudele, see on jaanuar ja veebruar. Midagi väga ehmatavat on näha. See tabab kindlasti Venemaad, tabab ka meid, sest ma näen paljudel riigitegelastel jaanuaril, veebruaris raskeid seise, kaasa arvatud meie peaministril. Kuid kogu aasta peale kõige raskem seis on meie siseministril. See ju tähendab siis seda, et on vägivalda on rohkem, sest siseminister peab selliste asjadega tegelema. Jaanuaris, veebruaris suurenevad, aktiviseeruvad sõjakolded, terroriaktid, pluss veel looduskatastroofid, elektrikatkestused tekivad. Õnnelikud on need inimesed, kes elavad maal ja neil on petrooleumilamp ja neil on oma aed ja neil on oma lambad ja oma loomakari. Vaat kuhu asi läheb. Supertehnilisele tsivilisatsioonile on vastand. Elu koosneb vastanditest, öö, päev, mees, naine, kuum, külm. Ja niisugusele supertehnikale saab vastand olla muinasaeg, tagasi taara usu juurde. Võib öelda eestlastele, igasugune muinasaja usk on hästi näidustatud. Aasta teine pool erineb tunduvalt esimesest poolest, alates augustist ja sügise tuleb poliitilise orientatsiooni muutus ja ilmselt paljud valitsused, kaasa arvatud Eestis, Venemaal, Inglismaal on näha, et on valitsuses on korrektuuride tegemist, mõned valitsusliikmed vahetatakse välja, majanduslikult läheb ju keerulisemaks, raskemaks, ei ole välistatud, et aasta lõpus on lausa finantsmaailma krahh ja sellises olukorras nii paljud valitsused kui inimesed on nagu peata lambakari, kes jookseb ühest nurgast teise, ta ei tea, mis sellises olukorras teha, elektrit ei ole, kaupluses sa süüa ei saa, osta ei saa, inimesed põgenevad maale, hakkavad ostma ükskõik mis hinna eest, piima, ükskõik mis on toitu, eks ole. Vaat sellised näitajad, kui see ei tule otseselt siia, siis ta kusagil toimub. Just jaanuar, veebruar on kõige raskemad kuud, eks ole. Kusagil võib-olla Ameerikas võtab elektri ära. No võib-olla meil ei ole nii, võib-olla mingid muud häda. Kusagil on terroriakt, Ukrainas hakkab uuesti seal sõda peale, eks ole. Aga igal pool kusagil toimub midagi rasket, sest enamus riigi tegelastel, keda ma nüüd nende planeetide seise olen vaadanud, on nendel kuudel kõige raskem aeg. Kui selle me üle elame, kevad pole viga. Mulle tundub, et valimistest võetakse hästi osa Eestis ja enam-vähem see jääb koosseis ja koalitsioon jääb enam-vähem samaks, aga Maalehes on mul sellest üksikasjalisemalt kirjas ja siis selle aasta eelviimas Maalehes on need asjad kõik olemas.